Eesti tööturg on väga kiires muutumises, et sarnaselt muu maailmaga on meilgi tööturg muutumas paindlikumaks, inimeste soovid on muutunud, tööandjate soovid on muutunud, see puudutab palju digitaliseerimist, see puudutab kaugtööd, see puudutab seda, et töösuhted on hästi eripalgelised, töö iseloom muutub praegu ja mis on muidugi Eesti eripära on see, et meil on tõenäoliselt kõikidel järgmistel aastatel üsna tugev tööjõukriis, töökäsi on järjest vähem ja see paneb tohutu surve tööandjatele ja samal ajal sunnib siis kõiki osapooli mõtlema välja, et kuidas selles muutunud maailmas ellu jääda. Koroonakriis plahvatuslikult kasvatas kaugtöö osakaalu, kui see enne oli see väikse grupi võib-olla kogemus, siis tänaseks päevaks on suur osa inimesi sellega harjunud ja kaugtöö on siin, et siia ka jääda. Et võib-olla see pendel liigub natuke tagasi, nüüd kui tervisekriis taandub, aga kindlasti on selles mõttes töösuhted ja tööturg pisut muutunud. Ja loomulikult on selles väga palju positiivset, et inimesed saavad pigem olla kodus, teha tööd kohvikust, maakodust, aga see ei puuduta ainult ka asukohta. Et kaugtöö puhul samuti on muutunud lepingute sisu, inimesed ei tõmba tihtipeale enam nii selget piiri sinna, et mis on tööaeg, mis on kodune aeg ja töökoormused varieeruvad, aga igal juhul on kaugtöö muutnud praegust tööturgu. Kindlasti kaasnevad sellega teatud kitsaskohad, et nii seadusandlikult, nii maksude mõttes kui ka siis inimeste vaimse tervise ja üldse heaolu mõttes. Et mis teeb tööandjatele muret on see, et tihtipeale ka inimestel kodudes selle töökoha sisustamine on kõrgelt maksustatud, see on kindlasti probleem. Paljudes kohtades ei ole piisavalt häid internetiühendust või ei ole kodused tingimused kaugtööks sobilikud. Tööandjad vastutavad ju tavaolukorras inimeste tööohutuse eest, et see töö saaks tehtud tervislikus keskkonnas. Kodudes seda sageli ei ole võimalik tagada ja inimesed võib-olla ise selle peale ei mõtle, et seal diivani nurgas või köögilaua taga võib paar nädalat edukalt hakkama saada, aga kui see kestab mitu aastat, et kuidas see mõjutab nende tervist. Ja paraku on siin piirangud ees ka tööandjatel, et nad ei saa minna inimese koju seda kõike kontrollima ja siin on teatud konflikt, millega me siis hetkel ka tegeleme, et seadus oleks selgem ja need piirid oleks paigas. Aga loomulikult see kõik hakkab sellest, et tööandja ja töövõtja lepivad omavahel need tingimused kokku. Ja mis muidugi on kaugtöö puhul veel üks riskikoht on see, et kõikidel inimestel see ikkagi ei sobi. See võib mõjutada inimeste vaimset tervist, väga paljud inimesed kodudes tingimustes ei oska seda tööpäeva lõpetada, õigel hetkel töötavad üle, põlevad läbi, et see koroonakriis ja muutunud tööturg on väga teravalt esile toonud ka vaimse tervise teemad, mis on just kontoritöötajate või valgekraede mured. Peame teadma ka seda, et mitte kõik inimesed ei saa kaugtööd teha, et meil on väga suur osa majandusest, kus kaugtöö ei ole võimalik ja kui me mõtleme siin ehitus või tööstus, jaekaubandus, neid sektorid on palju, kus tegelikult võib-olla see koroonakriis nii suuri muutusi ei olegi toonud. Kindlasti peavad meie seadusandlus ja regulatsioonid tulema ajaga kaasa ja sellega me praegu tegeleme ja riik on ka ühte eelnõud välja töötamas ja kooskõlastamas, mis siis paneks paremini paika need reeglid muutunud maailmas, et kuidas see kaugtöö peaks välja nägema, mis on kellegi vastutus, kust jookseb piir, millest vastutab inimene, millest tööandja ja kes peab katma kulusid. Et selline õigusselgus peaks lähiajal olema suurem. Tööandja poole pealt ma soovitaks loomulikult seda, et ikkagi lähtutakse sellest töö iseloomust ja töötaja ka soovidest ja tema isikuomadustest, et kõigile kaugtöö ei sobi, vähemalt pikaajaliselt mitte. Pean tunnistama, aga mulle ei meeldi kodus töötada või kuskil kohvikus, ma ei saa keskenduda, mulle ei meeldi see keskkond töö tegemiseks. Et tuleb lähtuda ikkagi, et kas see töö võimaldab ja kas inimene ise seda tahab. Ja mis on muidugi tööandja jaoks probleem on see, et tihtipeale see meeskonna vaim või organisatsiooni kultuur väga pikaajalise kaugtöö puhul läheb kaduma. Ja seepärast on
väga suur hulk tööandjaid ikkagi minemas seda teed, et inimesi kutsutakse kontorisse tagasi või vähemalt paaril korral nädalas ja mitte ei panna kontoreid kinni, ei minda odavamatele pindadele, vaid vastupidi, investeeritakse sellesse, et kontorid ja töökeskkond oleks mugav, kaasaegne, et inimesed tahaksid tagasi kontorisse tulla, et neil oleks seal mõnus olla, kolleegid on lähemal, teatud asju on lihtsam teha. Maailm on hästi kirev selles mõttes, jah, et mõned jäävadki kodukontorisse, aga väga paljud tulevad tegelikult oma büroodesse tagasi. Eesti riik on öelnud, et meil on käimas praegu siin 3 suurt pööret. Digitaliseerimine, innovatsioonipööre ja rohepööre. Väga sageli me tegelikult räägime ühest ja samast asjast, et kuidas selles muutunud maailmas kõige efektiivsemalt, keskkonnasäästlikumalt hakkama saada, kuidas olla konkurentidest parem. Ja digitaliseerimine on kindlasti selline protsess, mis praegu mühinal käib, ka eriti just erasektori poole peal. Ja põhjuseid on palju, meil on palju tehnoloogiat, meil on paremad internetiühendused, meil on võimalik kõike ühendada omavahel. Ja muidugi teine pool on see, et meil on töökäsi vähem ja palju asju digitaliseerides, automatiseerides on võimalik teha efektiivsemalt. Ja võib-olla isegi kui see algne investeering on päris suur ja kallis, siis aastate peale on see ikkagi parem lahendus kui tööjõud, mis kallineb Eestis veel kiiremini ja mida on üha vähem saada. Nii et digitaliseerimine on igal juhul õige teekond, millest peab aru saama, et see digitaliseerimise protsess või ülesanne ei saa olla mõne patsiga IT-poisi töö kusagil keldris, vaid see peab hakkama pihta organisatsiooni juhtidest, organisatsiooni liidritest ja mis veel olulisem, et digioskusi on vaja kõikidel töötajatel tänapäeval. Et see ei ole mingi spetsiifiline valdkond enam, mingi osakond kusagil eemal, vaid neid oskusi on vaja kõikidel tasanditel, kõikides ametites. Ja see muidugi tähendab, et inimesed ise peavad ümber õppima, ennast koolitama ja tööandjad peavad ka sinna ilmselt päris palju aega ja ressurssi panema, et kõikidel inimestel oleks vajalikud oskused, et nad nende digitaalsete tööriistadega hakkama saaks. Ma arvan, et digitaliseerimine ikkagi ongi selles mõttes mõtteviis ja läbi protsess, et ta ei ole ühekordne projekt, mis on kellelegi delegeeritud kusagile alla, vaid ta peab olema läbivalt kõikides organisatsiooni astmetes oluline. Kõik inimesed peavad aru saama, mida see digitaliseerimine nende töös muudab ja see peab olema selge ettevõtte omanike ja juhtide juhitud protsess. Et sealt poolt hakkab kõik pihta. Ja tänasel päeval on Eestis väga palju ka kogemust selles valdkonnas, väga palju edukaid ettevõtteid, konsultante, kes aitavad seda protsessi läbi viia. Et ei pea ise jalgratast leiutama, turul on küllalt neid partnereid, kes aitavad selle digitaliseerimise protsessi professionaalselt läbi viia. Ja väga palju on Eestis näiteid, kus ettevõtted, ka tööstusettevõtted olid tohutu konkurentsi surve all, nad olid peaaegu välja suremas, aga tegid selle julge otsuse, automatiseerisid, digitaliseerisid, ostsid roboteid ja tänu sellele saavutasid hoopis uue taseme, hoiavad kõvasti kokku teatud kulusid ja on jälle äärmiselt konkurentsivõimelised eksporditurgudel. Nii et sellised head näited peaks olema ka teistel eeskujuks. Paindlikkus on kahtlemata tänase tööturu võtmesõna ja kindlasti tuleb kummutada müüt, et paindlikkust tahavad tööandjad. Jah, see on loomulikult ka tööandjatele tihti kasulik, aga eelkõige ootavad paindlikkust täna töötajad ja noorem põlvkond kõige enam. Et selline väga klassikaline töömudel 8–5 kusagil liini taga, et see on kadumas. Ja inimesed tahavad tõepoolest üha enam paindlikkust tööaja, töökoha, töökoormuse mõttes. Ja kui meie klassikaline töölepingu seadus on väga jäik, siis otsitakse mingid kõrvalteid, tekivad mingid platvormid, ebastandardsed lepinguvormid, kus tihtipeale jäävad riigile maksud
maksmata, natukene solgitakse konkurentsi mõttes turgu ja inimene kannatab läbi selle, et tal ei ole sotsiaalseid garantiisid, kui midagi juhtub, kas ta saab arsti juurde, kas ta kogub oma pensioniks ja nii edasi. Et see paindlikkus on ülimalt oluline. Paraku riik on siin üsna konservatiivne, reageerib üsna aeglaselt ja seda muidugi ka põhjusel, et ametiühingud ei taha nii kiiret edasiliikumist paindlikkuse osas näha kui tööandjad. Aga me tegeleme sellega pidevalt, et seda selgitada ja üht koma teist on õnnestunud ka paremaks teha. Et see paindlikkus tõepoolest on midagi, mida tänapäeval on vaja pakkuda. Eriti kui me oleme tööjõukriisis, kus inimesi on vähe, Eesti riik ei taha ka välistööjõudu siia väga lubada ja kui see noorem põlvkond kasvab peale, et siis tööandjad peavad olema valmis selleks, et kohandada oma tööprotsesse niimoodi, et see oleks atraktiivne ka nooremale põlvkonnale, kes ootab hästi suurt vabadust oma töö korraldamisel.